Tere hommikust ja ilusat võidupüha ja jaanilaupäeva meile kõigile. Tere hommikust Hääl tuleb ja ilusti läbi. ilusat võidupüha. Proovisin igaks juhuks, et kas tuleb läbi, panen telefonis vaikseks ennast. Upsti. Aga kuidas sina tänast jaanilaupäeva tähistad? Kus sa plaanid minna, kirjuta kommentaari. Oleks huvitav kuulata. Ja täna on meil siuke põnev teema nagu järjekordselt ChatGPT, mida tõenäoliselt vähemalt minu töövaldkonnast nagu turundus tuleb uksest ja aknast. Eks ma olen ise ka ennast nagu häälestanud sellel lainel ja tõesti igapäevaselt kasutan seda tööriista, mis aitab hästi palju kaasa just eriti tekstiloomes. Ja mul on võrdlusmoment ka olemas, et milline oli elu enne ChatGPT-d ja milline on elu pärast siis või praegu siis koos ChatGPT-ga ja ma ütleks, et tekstide kirjutamine on muutunud minu jaoks küll nagu palju lõbusamaks ja kui ma võib-olla varem nagu kahtlesin, et keegi näiteks tahtis tellida mingeid tekste enda veebilehele, siis ma mõtlesin, et oleneb valdkonnast on ja mis valdkonnas nad tegutsesid ja ma ikkagi väga mõtlesin, et kas ma võtan selle vastu või mitte, sest ma teadsin, et hea tekst sünnib nagu südamest ja sünnib kõhutundest ja kogu sellest nagu teadmisest, mis sul ka enda sees on olemas ja kui mingi valdkond on sinu jaoks võõras, siis või sihtrühm on sinu jaoks võõras, siis on tegelikult hästi keeruline neid tekste nagu kirjutada, mis tõesti mõjuksid. Isegi kui sa tead võib-olla kõiki neid copywritingu trikke ja nippe. Ja mõnikord ka teiseks on ka see loomingulised kriisid on ju, et see valge paber ja see ülesaamine nagu või leida mingid ideid üldse, kuidas hakata lähenema. Ja tõesti selles osas on minu jaoks ChatGPT nagu super kolleegiks kõrval, millest ma varem tundsin ka puudust, kui ma tekste kirjutasin, et keegi nagu põrgataks tagasi neid mõtteid, et kas siin annaks veel midagi paremini teha, millele siin tähelepanu pöörata. Ja loomulikult ei olnud selliseid inimesi kogu aeg kõrval, kelle käest seda nõu küsida, et kes ka viitsisid ja jaksasid sellele teksti süveneda ja tagasisidet anda, aga seda tagasisidet kaasab ChatGPT käest väga hästi. Ja kuna see ChatGPT on tegelikult nii noor meie jaoks, kelle jaoks on see tulnud nagu nii-öelda nüüd kõigi jaoks kättesaadavaks ja kasutusele, siis ma usun, et see on hästi hea võimalus, et iga kord, kui on ChatGPT-st juttu, siis sa võiksid jagada ka oma kogemusi. Nii et ma teengi üleskutse, et kui sa oled siia tulnud kuulama, vaatama siis, või ka järelvaatad seda turundusampsu, kirjuta oma kommentaari, mis ka, et millised kogemused sinul on ja millised nipid ja trikid sul on, sest meil kõigil on väga erinevad kogemused ja avastame erinevaid asju, sest seal on tõesti see maailm paisub väga kiiresti, erinevaid nagu tööriistu, mis võtavad kasutusele selle tehisintellekti, nagu näiteks võib-olla Canva, mis on meie jaoks ka võib-olla tuntud tööriist juba. Aga ja, nagu Ingel kirjutab, et minu valdkonnas ChatGPT veel kuigi osav ei ole, et ajab ikka pada. Aga vaata, see on väga hea, et üks asi, mis aitabki tehisintellekt, kuidas ta meid aitab, ongi see, et seal on kahte osapoolt vaja. On vaja seda spetsialisti ja siis on vaja seda tehisintellekti, et sest tõesti, kui sa nagu ei ole pädev mingis valdkonnas ja ma ei tea, lasedki mingi lepingu, mõtled, et ma lasen nüüd sellel tehisintellektil selle lepingu valmis kirjutada ja paneme kohe allkirjad alla, siis tegelikult see, kes on jurist, vaatab sinna peale ja näeb kohe need vead ära. Et selles mõttes kindlasti, mida tasub teha ja mis aitab sul veel rohkem neid tekste, paremaid tekste ChatGPT-st nagu kätte saada, on enda harimine siis copywritingu valdkonnas, et mida rohkem sa nagu õpid copywritingut ja saad aru, mis on need olulised teksti koostisosad ja millised on need mõjutusvahendid ja mida ei tohi teha. Et näiteks, et inimene ei tohi tunda ennast mitte kuidagi manipuleeritud või näiteks, kui on liiga palju reklaami ja see läheb juba kraadi võrra üle, et see on nagu mõnes mõttes natuke nagu võib-olla siuke kokkamine, et hea kokk, tal ei ole
ta ei tee kõike retsepti järgi, ta teeb juba natuke nagu kõhutunde järgi, et ta teab umbes, kui palju soola panna, aga seda soola ei tohi üleliia panna, kui palju pipart panna, et seda mitte üleliia panna. Et kindlasti see tuleb nagu kogemusega ja ma arvan, et parim kooslus, mis praegu sünnib tehisintellektiga koos, ongi siis see spetsialist või praktik, kes tegeleb selles valdkonnas, kes on teadlik sellest, aga kes rakendab ka tehisintellekti abi, et kindlasti kellel vähegi on nagu tekstidega tegemist ja neid tööriistu piltide tegemine, videode tegemine edasi, neid aina tuleb juurde, et ma eile just ka värskelt nagu pühendasin, ma ei tea, võib-olla läks 3 tundi, sest see on nii põnev, sa võid sinna sisse nagu uppuda ära ka sellesse maailma, et vaadata, mis on need uued tööriistad siis, mis AI maailmas on olemas ja pidin jälle nagu avastama seda, et miks ma seda veel ikka nagu käsitsi teen, et miks ma ei kasuta seda tehisintellekti. Aga see eeldus on tõesti see, et sa nagu oled ise selles valdkonnas pädev. Nii et üks asi, kui sa tahad häid tekste saada, siis tegelikult selle alus on see, et võta mingi copywritingu kursus, õpi selgeks mingid põhitõed, hakka harjutama, praktiseerima, hakka jälgima häid tekste, vaata, mis seal on, hakka mõtlema nagu sellega kaasa, sest mida rohkem sa nagu ise oled selle teemaga kursis, seda paremaid tulemusi sa välja võlud sealt tehisintellektist, sest me kõik teame seda, et selline asi ei tööta, et sa teed copy ja paste ja ongi sul kohe nagu tekstid olemas, et alati tuleb siis ise endapoolne sisend anda sinna kaasa. Et on võrreldud ja minu meelest see on väga asjakohane võrdlus, et tehisintellekt on tõesti nagu, ta on nagu sinu meeskonna liige või ütleme vabakutseline või keegi virtuaalne assistent, kelle käest sa saad tellida mingeid asju. Aga nagu öeldakse, et kuidas see ütlus on, et see töö tulemus on, mul ei tule meelde see sõnastus praegu, aga ühesõnaga, et sa pead oskama tellida, sa pead oskama seda sisendit anda ja kui sa seda sisendit annad kuidagi vildakalt või nagu poolikult või vähe, siis tegelikult see tulemus on ka kesine ja sa ei saa öelda siis, et ChatGPT ei tööta, vaid tegelikult on alati nagu tellijas see asi. Nii et me peame ennast nagu tellijatena harima ja harjutama ja kurssi viima ennast asjadega, et me saaksime paremaid tulemusi. Jah, just, Kristina, õige, et töö on tellija materjalist, et nii ta on. Aga täna, ma tean, et see pool tundi läheb meil nii kiiresti ja ma vahel võib-olla kipun lobisema siin, aga ma tahaks täna näidata sulle, kuidas siis mina praegu teen, et ma tean, et see võib olla täiesti lapsekingades ka veel mingis mõttes ja arenemisruumi veel kindlasti on ja ma seda teengi, aga tõesti ma igapäevaselt nüüd kasutan ChatGPT, eriti mis puudutab tekstide loomes, kas või juba sellepärast, et saada üle mingitest nagu enda tühjadest mõtetest, et saada mingeid ideid. Ja ma olen võtnud ühe hästi niisuguse praktilise asja, mis mul praegu nagu ongi endal plaanis teha. Ja see on hästi toores idee ja toores projekt ja see puudutab siis haridust ja noori ja kogukonda, et anda tagasi kogukonnale midagi. Et haridus ja noored on mul eluaeg olnud nagu noorest peale, ma tegin noorte tööd ja kuni nagu siiamaani tegelikult nad on mul südames. Just teismelised on selline hästi vahva sihtrühm, kes mulle väga korda läheb. Ja mis mulle haiget teeb, ongi, kui ma näen, kuidas haridussüsteem, ma nimetan seda siis selliselt üldiselt, ma tean, et see tegelikult haridussüsteem on lihtsalt üks katus ja seal on väga palju erinevaid õpetajaid, erinevaid viise, erinevaid asju, mida tehakse ja seda ei saa kindlasti nagu kuidagi üldistada. Aga mida ma kahjuks olen näinud seda, et kuidas tegelikult võib kool kahjustada noorte enesehinnangut ja kui ma praegu vaatan ka näiteks kas või Facebooki, siis ma ju näen kogu aeg neid lõpetamise pilte, et keegi lõpetas jälle kiitusega, keegi jälle uhked siuksed pildid ja see on loomulikult nagu super äge asi, mida tähistada, kui keegi on lõpetanud koolid ja seda edukalt teinud. Aga ma lihtsalt tahaks öelda seda, et isegi kui noorel inimesel on, ma ei tea, jäänud kool pooleli, klass pooleli või ta on lõpetanud 3-dega, siis seda enam tegelikult seal on ka kohti tunnustamist, mis väärivad nagu tunnustamist, et ma just sellepärast, et tegelikult see, mida nagu, kui haridussüsteem nõuab ühelt noorelt inimeselt, et ta oleks kõikides asjades hea, siis see on väga vastuolus sellega, mida tegelikult elu meilt pärast nõuab, kui me kooli lõpetame. Sest elu nõuab, et me oleksime mingis asjas väga head. Ja see ei olegi loomupärane olla nagu kõikides asjades hea.
ja minu meelest noor, kes lõpetab kooli 3-dega, on väga äge ja tubli noor ja tõenäoliselt saab elus sellepärast väga hästi hakkama, et ta on õppinud ära ühe parima oskuse, ta on õppinud ära selle, et kõike ei peagi hästi oskama. Kõiges ei peagi hea olema. Kui sa leiad ühe asja, millest sa oled hea, siis lihtsalt pane sellest täiega edasi. Ja ma tõesti igatsen seda, et koolides, õpetajate tubades, õpetajad lepiksid omavahel kokku ja teaksid, millised on need annid ja tugevused nendel noortel, kes seal koolis käivad. Mitte ei peaks järgemööda nagu näpuga, ma ei tea, õppeplaanist, kus on järjest tulevad erinevad tunnid niimoodi, et ükski aju ei suuda tegelikult ka orienteeruda sellega, et kohe 40 minutit ja kohe järgmise teema juurde hüpata, mis on niikuinii vastuolus sellega, kuidas me aju õpib, aga ka selles osas, et kõik õpetajad nõuavad võrdseid tulemusi noortelt. Aga mõtle, kui äge, kui õpetajad lepivad kokku ja nad teavad, et Mart on matemaatikas hea, Kadri on eesti keeles hea ja me lihtsalt pigistamegi silmad kinni. Ma tean, et on õpetajaid, kes seda teevad ja tõesti see on väga tänuväärt. Sest minu meelest õpetaja üks kõige olulisemaid rolle ja üleüldse täiskasvanud inimese kõige olulisemaid rolle on anda noortele enesekindlus. Ja millest tuleb enesekindlus? Enesekindlus tuleb tegelikult edukogemusest. Sellest, et noor midagi on saanud tunnustada sellest, et ta on midagi hästi ära teinud. Ja üks teine selline probleem, mida ma näen omaenda teismeliste peal, on see, et ei ole motivatsiooni koolis käia. Ei ole motivatsiooni õppida. Ometigi õppimine on minu meelest mega põnev asi. Ma saan täiega adrenaliini, kui ma võtan selle aja ja hakkan midagi uut õppima ja siis ma kaevun ja õpin. Aga ma tean, miks ma olen motiveeritud. Sellepärast, et ma saan selle asja kohe praktikasse panna. Ja ma näen kohe tulemusi. Ja ma arvan, et see on üks järgmine väga suur puudujääk koolides, et noored ei tunneta, et see, mida nad õpivad, oleks nende jaoks ka kasulik. Ja see kasulikkuse tunne tekib sellest, et nad saavad selle kohe ka praktikasse panna ja nad saavad reaalselt kasu sellest. Ja sellepärast mul ongi siuke plaan endal, vähemalt ma ise alustan sellega ja ma vaatame, kas tuleb veel keegi kaasa või ei tule. Mul ei olegi vahet, kas keegi tuleb või ei tule, sellepärast, et mina teen selle niikuinii ise ära oma rolli nagu. Ehk siis ma tahan hakata õpetama oma kogukonnas noori, kuidas teha kodulehti ja ma teen seda tasuta nende jaoks ja kuna mul on ka salvestused olemas, videosalvestused, ma saan kasutada selliseid selles mõttes passiivsed iseenda jaoks ka, et ma ei pea panustama seda aega kogu aeg. Aga ma tegin Edumuse projektis kaasa ka, kus ma tegingi virtuaalselt õpetasin noortele siis kodulehtede tegemist. Ma nägin, et üks puudus oli seal, et on vaja tegelikult noortega füüsilist kokku saada ka, sest et siis see kuidagi aitab rohkem kaasa, et ikka võib tekkida see passiivsus ja kui ma näen neid ja ma näen, milles nagu nad hätta jäävad ja nii edasi. Ehk siis selline projekt, kus ma siis viin kokku täiskasvanuid, kes tahavad õpetada noori. Need võivad olla ükskõik mis nagu valdkonnast, minu puhul näiteks kodulehe tegemine ja noori, kes tahaksid midagi õppida. Ja kolmas osapool on see, kes tahab nüüd tellida nende noorte käest midagi. Et vahepeal vaata, me küll nagu eraisikutena või ettevõtjatena tunneme küll seda, et oleks lahe küll nagu võtta noori endale praktikante ja võttagi endale noori tellida noorte käest, aga meil on ikkagi natukene see hirm, et kui palju see nõuab minu käest ja kui tubli see noor on ja kui hästi see noor nagu teeb seda asja. Aga näiteks minu puhul, kui ma õpetan noort kodulehte tegema, siis ma tahan, et see noor leiaks endale ka projekti. Mitte leiaks, vaid ma aitan leida, ma teen üleskutse siin oma kogukonnas ja pakungi ettevõtjatele välja, et kellel on vaja uus teha koduleht, kellel on aegunud koduleht, siis et see noor hakkab tegema ja sellel ettevõtjal ei ole mingit kohustust tellida seda kodulehte selle noore käest, vaid kui see tõesti tuleb välja ja toimib hästi ja noor on motiveeritud ise seda tegema ja arendama, alles siis ta maksab selle eest. Ehk siis ma aitan nagu leida ka kliendid sellele noorele ja võib-olla ise natukene olengi siis see juhendaja rollis ja ma arvan, see annab selles mõttes selle nagu turvalisuse ka ettevõtjale, et seda kodulehte nagu tellida. Et võt siuke projekt ja see on hästi värske projekt, nii et ma olen alles nagu sellega alustanud, aga nii äge on see, et kui sa oskad teha kodulehte nagu mina näiteks, et ma saan alustada nagu täiesti mõnes mõttes teisest otsast võib-olla, kuidas tavaliselt projektidega alustatakse, et võib-olla tehakse tavaliselt mingisugune Google Drive dokument, kuhu nagu
kuivalt pannakse see projekt kirja, aga ma saan hakata kohe visualiseerima, saan teha kohe sellele kodulehe, ma saan kohe nagu hakata levitama seda tuttavate hulgas, vaadata, kas keegi veel tuleks kaasa, kes keegi veel tahaks kogukonnas noori õpetada ja kas on neid tellijaid ja hakata nagu levitama seda. Aga nii, nüüd ma vaatan, et kell on läinud, täna läheb vist natukene kauem, nii et ma ei tea, kui teil on mahti, siis olge kaasas, aga kui peate varem minema, siis vaadake järgi. Ma olen teinud siia sellise, juba alustanud selle maandumislehega ja ma ei ole praegu üldse visuaali peale keskendunud, vaid pigem ongi siis nagu teksti peale. Ja mis ma olen siis teinud, on see, et vaatan korraks, kas ma jagan ikka õiget asja. Screen. Ma jagasin praegu teist ekraani, on ju. Ja väga hea, ma tahangi seda jagada. Et algatuseks, kui sa hakkad ChatGPT-ga siis koostööd tegema, siis tegelikult räägitakse hästi palju sellest, et see prompt on oluline ja tõesti see on oluline, kuidas seda sisendit talle anda. Et töö on tellija materjalist, nagu me juba teame, siis siin on üks selline valem, milline on üldse see täiuslik prompt, ehk siis kui sa hakkad seda ChatGPT nii-öelda paluma tal midagi teha, siis on tegelikult hea viia ta kurssi ka nende samade detailidega. Ja mina olen siis juba alustanud seda vestlust siin selle ChatGPT-ga. Ma tõmban kohe selle ka siia. Ja ma olengi talle andnud siis sellesama sisendi, sellesama asja valemi järgi. Nii et ma olen teda nagu kurssi viinud selle projektiga, et ta saaks sellest taustast aru. Ma olen andnud talle rolli, et ta oleks copywriter. Ma olen andnud talle sihtrühm, sellel projektil on nagu 3 erinevat sihtrühma. Üks on noored, teised on nii-öelda koolitajad või täiskasvanud, kes on valmis koolitama. Ja 3. projekt on siis tellijad, eraisikud või ettevõtjad. Ja teemaks on siis, olen öeldud, et see on kogukonna projekt, see on hea tegevuslik, võtmesõnad, eesmärk. Olen andnud konteksti, et see on alles alustamise faasis ja esimene eesmärk ongi leida täiskasvanud, kes on valmis noori õpetama ja olen andnud ka mingid muud detailid juurde siia. Ja brändi hääl ka, et seda tegelikult sellega hakkabki nagu kogu selline viimistlemine pihta, et tegelikult on hästi hea, kui sul on juba endal olemas siis see alustöö tehtud. Sul on tehtud esiteks skeem, milline üldse siis kodulehele see sisu saab olema. Ja ma olen kasutanud siin, kui sul on ChatGPT ja kui sul on see 4. versioon ehk siis see plusspakett, tasuline pakett, siis on sul võimalik lisada siia juurde ka erinevaid pluginaid. Ja ma olen kasutanud siis niisugust pluginaid nagu diagrammi loomise plugin ja olengi andnud talle sellise sisendi, et mis siis üldse sellel lehel olema peaks ja ta joonistab sellise skeemi. Ehk siis on sellepärast hea, et sul oleks nagu endal peas selge, milliseid tekste sul üldse hakkab vaja minema. Ja sa võid ka loomulikult algatuseks tema käest üldse küsida, et millised tekstid on maandumislehel hea. Ja sa võid ka algatuseks temale öelda siis, et mul on selline teenus, mul on selline toode ja ma nüüd, millised sektsioonid või osad mul üldse kodulehel peaksid olema, mis on hästi olulised. Ja praegu hetkel mul on niisugune hästi toores kondikava siin sellele projektile, et mul on vaja sloganit, mida ma jätan kindlasti kõige viimaseks, sest ma tahan, et ta kõigepealt üldse selle sisu osa paneks kokku. Aitaks mul kokku panna ja alles sealt hakkame tuletama siis seda sloganit ja et kõigepealt kirjuta kiri valmis ja alles siis hakka mõtlema seda pealkirja. Niimoodi tavaliselt copywritingus asjad toimivad, kui sul just ei tule mingit, vahel võib olla ka vastupidi, et sul tuleb ülihea pealkiri ja sa hakkad hoopis sellele sisu looma. Aga põhimõtteliselt oleme mõelnud, et sellele maandumislehele ma tahan siis selliseid osasid nagu slogan, mis läheb päisesse loomulikult, siis ma tahan miks ja see miks võiks ollagi pigem siis täiskasvanutele, et miks üldse see projekt nagu vaja on, siis mida, et mida üldse õpetada saaks noortele ja kuidas ka, et kuidas üldse toimiks. Selline esimene nagu visioon ja nägemus. Siis ma tahan, et oleks üleskutsed, CTA ehk call to action siis täiskasvanule, et tule õpetama noori või võtta näiteks mõni noor endale tiiva alla õpipoisiks, siis on ettevõtjale, kes võiks tellida noorte käest teenuseid ja noortele ise ka, et nad tuleksid üldse siis õppima. Ja see koos õppimine, ma arvan, on noortele ka hästi põnev, sest oma lastele ma olen rääkinud juba ammu, et ma õpetan teile kodulehtede tegemise, aga see on praegu jäänud nagu natuke jutu tasandile. Aga ma usun, et see, kui ma päriselt nagu hakkangi lepingi kokku näiteks 2 korda nädalas või tähendab 2 korda kuus, iga neljapäeva õhtu,
sellel kellaajal seal ja siis mingi punt noori, et siis see asi saabki nagu päriselt ja ma kutsun loomulikult oma lapsed tulevad ka sinna ja siis nad hakkavad üldse avastama praktika käigus, kas see nende jaoks üldse on põnev ja nagu selline asi, mis neile sobib. Et kindlasti seal peab olema see edukogemus ja see tähendab seda, et noored alguses peavad tulema lihtsalt proovima erinevaid asju. Ja siis kontakt. Nii et need on need osad, mida ma tahaksin selle veebilehele panna. Kui ma nüüd näen, et sellel veebilehel on põhimõtteliselt nii vähe osasid hetkel, siis ma tean juba ette, et ma tahaks teha sellest one pager'i. Ma ei taha teha nagu sellest igale esialgu vähemalt veel mitte nagu eraldi lehti, sest mul seda sisu ei olegi lihtsalt nii palju ja piisab täiesti nagu one pager'i ehk siis ühe leheküljelisest lehest. Ja ma olen alustanud siin praegu siis sellise veebilehega, kus ma olen täiesti suvalise domeeni peale, mis praegu on niisugune demo versioon mul üldse. Seda kõike sisu sa saad hiljem ümber tõsta, aga siin saab hakata juba visualiseerima. Ja ma tegin, kuna on käimas siis ka kodulehe väljakutse juunikuu oma, siis ma seal tegelikult tegin ka juba sellise väikse näite selle sama projekti põhjal ja juba alustasin sellise one pager'iga, aga mul on siis osad sektsioonid veel siit puudu. Mul on siin võib-olla natukene see mida olemas, mul on olemas see miks olemas, ma tahaksin natukene seda miks teksti kindlasti veel muuta ja parandada, aga ma tegin seda ka niimoodi, et tegin demona mingi 40 minutit ja hästi kiirelt said need tekstid siia üles pandud, ka mida on ChatGPT puhtalt tootnud, ilma et ma oleks üldse siin midagi redigeerinud, aga siin tuleks kindlasti need tekstid nagu veel nagu täiuslikumalt läbi mõelda. Aga mul on siit veel puudu siis sellised sektsioonid, kui ma vaatan, mis mul see plaan oli, et kuidas, miks, mida on olemas, kuidas ja siis mul on üleskutsed puudu nendele. Nii et täna siis lisamegi juurde need üleskutsed siia ja lisame juurde ka selle kuidas sektsiooni. Ja kui sul on see kujunduspõhi juba nagu välja võetud, siis kindlasti tasub teha niimoodi, et sa teed duplikaadi sellest ühest sektsioonist. Ehk siis näiteks, kui sul on, ma ei tea, siin selline sektsioon olemas, et siis seda ühtlast stiili hoidma, sa ei pea hakkama nullist kujundama, vaid sa võtadki lihtsalt siit sellest sektsioonist ja teeme tast näiteks duplikaadi. Ja nüüd lohistame selle, ma võin siit vaadata ka, ma olen siin juba nimetanud ära, ma olen teinudki siia sellise ankurdamise menüü, et kui üleval inimene vajutab, praegu hetkel pole näha, aga ma võtan siit selle preview vaate, et ma lõin siia tegelikult ka menüü üles, mis tähendabki, et one pager tähendab seda, et ta jääb ühele lehele, aga ta liigub siis alla, kui klikkata siin üleval, et see on siis sellise menüü tegemine. Ja nüüd siis ma lõin siia duplikaadi, kahest sellest, aga ma tahaksin nihutada selle siia alla ja ma panen siis sellele pealkirjaks kuidas. Nüüd, kui sul on kasutusel Elementor, siis sa oled tõenäoliselt avastanud sellist asja juba siin nagu Write with AI. Ehk siis sul on põhimõtteliselt siin samas WordPressi sees juba võimalik seda tehisintellekti hakata rakendama. Miks mina kasutan alati paralleelselt nii seda ChatGPT siin, kui ka vahel nagu vaatan, kuidas see siis aitab kaasa. Aga üldiselt siin ei ole eesti keeles nagu kõige paremad versioonid ja vahepeal ta viskab kõik tekstid ingliskeelseks. Ja sa võid teha niimoodi ka, et kui sa näed, et ta teeb siin näiteks inglise keeles väga hea teksti, sa võid selle kopeerida ja lisada siia endale ChatGPT-sse ja öelda, et palun tõlgi ja kohanda see eesti keelde. Ja siis ta teeb selle näiteks eestikeelseks. Et siis sa võid jätkata siin edasi, aga põhimõtteliselt need on kaks kohta, kus on hea nagu laveerida, kui sa seda teksti oled loomas. Ja nüüd, kui mul ongi siis see kuidas, ehk siis ma tahan välja tuua selle, et kuidas see asi toimub. Kogu see asi toimib, siis ma peaks tegelikult natukene veel harima seda ChatGPT-d siin, et nüüd ta on selles aknas, kus ma olen temaga vestelnud sellest projektist. Ta on selle projektiga juba kursis. Ta on natukene siin mõelnud juba mulle neid sloganeid välja. Nagu sa näed, siis vahepeal ta võib teha seda. Ta kipubki tegema minu meelest selliselt nagu väga, kuidas ma seda sõnastan või ütlen, et ta nagu kipub seda tegema väga nagu liiga ülevoolavalt või kuidagi natuke kohati isegi ameerikalikult minu kogemuse järgi, et siis ma pean panema talle nagu kommenteerima või ütlema talle, et palun ole sirgjoonelisema tekstiga või vähenda seda müügilikkust, võtta manipulatsiooni vähemaks või mingid sellised asjad. Et kui ma talle annan ette selle, et sinu roll on olla copywriter, siis tegelikult tihti ta hakkab nagu üle pakkuma. Ja
minu kogemuse järgi eestlastele selline stiil väga ei istu nagu, et see sõltub kultuurist ja üks asi, millega ma ise olen vanasti pange pannud, ongi see, et kui ma õppisin seda, hakkasin õppima seda copywriting ut, siis ma tegelikult ju võtsin kursuseid inglise keeles ja tihti olidki kuskilt mujalt kultuurist, Ameerika kultuurist. Ja kui ma hakkasin üks-ühele rakendama neid nõuandeid, mida seal öeldi ja anti, siis tegelikult ma ei saanud mitte mingeid tulemusi, ma pigem, ma arvan, kahjustasin nagu enda mainet sellega, sest need olidki liiga manipuleerivad, liiga sellised tekstid, mis eestlastele nagu peale ei lähe ja siis mingil hetkel hakkad nagu ise tajuma. Eriti tore on, kui sa hakkad oma tekste ka testima, millest võiks täiesti eraldi turundusampsu teha ja kunagi ma kindlasti teen, mul on endal praegu üks hästi hea kogemus, kuidas nagu tekste testida üldse. Et see on tegelikult hästi põnev ja ülikasulik nagu ettevõtjale või inimesele, kes kirjutab neid tekste, sest mina olen nagu läbi selle testimise saanud ikka korraliku külma duši ja saanud aru, et ma mõtlesin, et ma olen hea kirjutaja, aga tegelikult nagu ei jaga veel ikkagi kohati mingit matsu nagu, et selles mõttes on hästi hea oma tekste kindlasti testida, mis on niisugune järgmine või viimane faas nagu selle teksti kirjutamise juures. Aga nüüd ma siis tahaks, et ta kirjutaks mulle sektsiooni, et kuidas seda siis teha. Ja kuna ta on juba eelnevalt kogu selle asjaga kursis, ma ei pea hakkama talle siin otsast peale andma seda sisendit, seda täiuslikku sisendit mitu korda, vaid ma saan kohe nagu küsida ja minna kohe asja juurde. Ja nüüd ma ei pea nagu tõesti nagu nii põhjalikku ja pikka prompti enam talle ette andma, vaid ma võin talle juba lühikesemalt lihtsalt anda, et palun kirjuta mulle kodulehele, kuidas sektsioonile tekst koos täpsete selgitustega, kuidas me seda projekti ellu viime. Ma võiks praegu katsetada, ma tõenäoliselt üksinda olles ma teekski seda, ma tahaks lihtsalt aru saada, mida ta üldse nagu, kuidas ta üldse jagab. No proovime siis kohe ära. Ma tean, et targem oleks loomulikult, et ma nüüd natukene ütlen talle ka siis, kuidas me teeme. Täpselt nii, nagu ma sõnastaksin seda võib-olla oma parimale sõbrale ilma üldse mõtlemata. Aga huvitav oleks teada, et mida tema siis arvab, et ma võiks tema käest ka muidugi küsida siin, et kuidas sa üldse soovitaksid seda nagu, et või kirjuta see protsess näiteks lahti. Ja siis ta teebki siin avastamine, õppimine, rakendamine. No päris huvitav on ju, et avastamine, kõik algab avastamisest, saavad tutvuda ja nüüd ta toob juba välja ka on ju need kohad, mida tegelikult see noor võiks siis nagu üldse õppida, need näited, mis mul on juba tegelikult siia kodulehele ka lisatud, mida alla, et võib õppida juukselõikust, võib õppida raamatupidamist, võib õppida kodulehe tegemist, mis on hästi tore, et ta toob need samad näited, on ju, et kodulehel ka kindlasti, kui sa kodulehe tekste oled loomas, siis jälgi võib-olla, tähendab, siis on hea, kui sul on neid kordusi seal sees, et neid ei ole küll selliseid mõttekordusi ja sõnakordusi, mis väsitavad inimest, et pigem peab olema võimalikult lühidalt kõik asjad ära öeldud, aga kordamine on selles mõttes alati mõjus, et erinevatest nagu nurkade alt sa jällegi ütled ühte sama asja, sest siis inimesele jõuab see idee nagu palju sügavamalt ja palju paremini nagu arusaamisele. Aga päris toredalt ta nagu tegelikult tõi välja selle, et kuidas need 3 põhietappi võiks olla siis just noore inimese seisukohast, et kõik algab avastamisest, siis on õppimine ja siis on rakendamine, on ju, et leida talle see rakendus ka. Ja meie eesmärk on pakkuda praktilisi õppimisvõimalusi, mis näitavad nooretele kasvatada enesekindlust, sest seda enesekindlust ma olen ka siin rõhutanud, et see on hästi oluline, näha oskuste väärtust, mõista, kuidas nad panustada kogukonda. Nii et ma aja kokkuhoiu mõttes võtangi selle sama teksti, mida tema siin tegelikult välja nagu töötas, ilma et ma oleks isegi täpsustanud, kuidas minu peas oli siis algselt see mõte, kuidas kogu see asi võiks ellu viia. Aga muidugi siia ma tegelikult tahaksin panna praktilised asjad veel juurde, et kõigepealt noor täidab on ju vormi, valib endale asjad, mida ta üldse tahaks õppida, siis ta tulebki tutvuma nende õppimisvõimalustega ja siis järgmine etapp on, et me leiame sellele noorele ka rakenduse, kus ta saab hakata praktiseerima seda oskust kohe ja viime nii-öelda nagu neid otsi kokku, et seda peaks natukene rohkem selgitama. Aga kuna ta nii toredasti tõi mulle praegu siin 3 sellist nagu punkti välja, siis ma vahetangi selle üldise juttu, ma võiks talle nüüd öelda siin, et palun kirjuta
nagu üldiselt kokkuvõtvalt ilma nagu punktideta see jutt ja kasuta näiteks, mida see alati täpselt ütle talle, kasuta näiteks, ma ei tea, kuni 100 sõna näiteks või midagi sellist. Aga ma võtan praegu need samad punktid siin ja seetõttu, kuna ta lõi mulle sellised toredad punktid, siis ma kustutan selle sektsiooni ära ja ma teen hoopis sellest koopia ja duplikaat. Ja muidugi visuaalselt ei ole hea niimoodi üksteise all 2 täpselt sarnast, et ma tegelikult peaksin siia vahele panema ühe ilusa mingisuguse pildi või midagi, mis nagu visuaalselt nüüd teeks natukene nagu sellise vahe siia sisse. Aga ma teen praegu nii, et ma võtan siis, panen siia, kleebin lihttekstina, et ta ei võtaks seda vormistust kaasa. Ja nii võtame selle pealkirja ka. Ja vaatame, võtame siit ka selle pealkirja, et saaks aru, mis sektsioon see üldse on. No okei, siin peab nüüd natuke lühemaks seda tegema, et oleks visuaalselt parem. Siin oleks mul vaja tegelikult luua ka üks siis selline juurde. Need alumised ma kustutan siit ära. Sest mul on 3 punkti on ja tema käest saadud praegu. Ja võtame siit selle järgmise. Nii, paneme pealkirjaks õppimine. Ja võtame rakendus. Kindlasti ma tahaks muuta seda kuidagi natukene selgemaks kogu seda sõnastust. Minu jaoks on ikka praegu see liiga teoreetiline, et rakendus võiks ollagi reaalne nagu töötamine, aga las ta siis olla praegu nii. Ja muidugi ta võiks olla, siia ta sobib nii, aga siin ta peaks kuidagi olema võib-olla nagu joondatud teistmoodi natukene, et oleks parem. Aga põhimõtteliselt ma loodan, et tänane amps oli sulle selles mõttes kasuks, et kuidas ma seda teeksin, on ju. Ja ma arvan, et mul on ka nagu lihtsalt üks näide selle konkreetse projekti jaoks. Aga kõigepealt on siis hea viia kurssi see tehisintellekti ChatGPT siis teemaga, kasutades siis seda täiuslikku prompti mudelit, et kirjeldada ära, mille jaoks tal üldse vaja on, siis hakata talle ette ütlema, mis kohta, mida sul täpselt vaja, kuhu on ja sõnastuse pikkus ja kõik sellised detailid sinna juurde. Siis, kui ta on selle teksti valmis teinud, siis näiteks ma näitangi siin selle Elementori osas, et kuidas tegelikult ta võib aidata siis seda teksti natukene muuta ja milliseid prompte või milliseid täpsustusi sa ise võiksid, siit saab ka eeskuju. Et mõnikord on niimoodi, et kui ma siin nüüd ütleks talle praegu, et muuda see tekst lihtsamini arusaadavaks või tee see pikemaks või tee see lühemaks, paranda kirjavead, siis ta muudab selle teksti inglisekeelseks. Aga siit sa saad häid ideid selle sama Elementori käest, et mida üldse nagu siis võiks öelda ja kuidas ta võiks lasta üldse neid tekste parandada. Siis näiteks muuda tooni, tee, et see oleks rohkem motiveeriv, et see oleks rohkem sõbralik, et see oleks rohkem professionaalne, et see oleks rohkem otsekohesem ja nii edasi. Et ka siit tegelikult sa saad selliseid nippe ja mõtteid, mida üldse kasutada, kuidas talle seda siis öelda. Et ma võiks nüüd siit neid nippe kasutades panna talle siia selle sisendi, et palun muuda see tekst rohkem professionaalseks, palun muuda see rohkem sõbralikuks, palun tee see lühemaks, palun tee see pikemaks ja nii edasi. Mõtle, kus ma jäin siia. Aga kui ma näiteks vajutan praegu siin Simplify tekst, siis vaatame, mis ta teeb sellega. Muutis ingliskeelseks, on ju. Aga kui see nüüd tundub sulle, kui sa loed selle läbi ja see on hea, sa võid ka võtta selle, kopeerida siit ja panna siis siia endale chati ja ütelda, et palun kohanda see eesti keelde. Et niimoodi siis nagu saad sa järjest neid tekste paremaks muuta. Kui ta annab sulle erinevaid ideid, on ju, näiteks ma tean, et võib-olla praegu ta andis mulle selle idee ja mulle iseenesest mõnes mõttes natukene see meeldib, aga ma tegelikult tean, et ma seda kodulehel päriselt ei kasuta. Siis ma võingi ta endale siia dokumenti panna lihtsalt kui ühe näidise, et ta jääb mulle alles, on ju. Võin ka mingi kommentaari siia endale juurde panna, et võib-olla tulevikus, võib-olla kuskil ma seda kasutada nagu tahaksin ja võib-olla ma saan mingid ideid siit. Et ma ei kustuta ära, aga praegu näiteks ma annaks talle tõenäoliselt täienduse sellele promptile, mida ma siin juba andsin, annaks siia täienduse juurde, et mida ikkagi täpselt kirjutada ja vaatame, mis siis edasi tuleb ja sealt ma saan ideid ja siis pannagi oma sisendit juurde.
Ja põhimõtteliselt niimoodi, jah, et kui sul on endal olemas see nägemus, plaan, millist sisu sul vaja on, hakatagi step by step talle seda ette andma, siis selle tulemuse koostöös võib sündida päris palju ja üks asi, mida kindlasti tasub teha, on see, et küsi ka ideid tema käest, et kui sa ise nagu kahtled või mõtled, et millised sektsioonid üldse peaks olema sellel maandumislehel, et ma ei tea, mul tuleb sihuke kampaania, sihtrühm on selline, et mis on need kõige olulisemad sektsioonid, mida üldse sinna lisada. Väga hea sihtrühma nagu uuringul kasutada ChatGPT-d, öelda, et mis on üldse selle sihtrühma peamised probleemid. Kui ma tean, et ma pean kasutama mingit probleemi nagu tavaliselt copywritingus on selline sektsioon oluline, et sa kirjutad sinna nii-öelda selle valu, mida sa siis lahendama hakkad ja küsidki, et mis on need top 3 probleemi sellel sihtrühmal ja siis ütled talle, palun hakka nüüd kirjutama selle kohta teksti mulle, et pane nüüd ja võib-olla sa tahad seda teha kuidagi loo jutustavas vormis, siis sa võid talle öelda ka, et loo selle nagu kirjuta selle kohta mingi lugu või mingisugune, too mingeid näiteid näiteks juurde ja ta on tõesti uskumatult andekas selliste asjade väljamõtlemises, et väga hea luuletaja on see ChatGPT. Nii et sihuke näide siis sulle inspiratsiooniks, ma loodan, et kasutada tekstide kirjutamisel ChatGPT-d ja kui varasemalt on võib-olla tõesti olnud, ma tean kodulehe tegemise väljakutsetes seda, et on olnud üks paras väljakutse see juba nende tekstide loomisena kodulehele, et kui inimesed saavad valmis võib-olla oma selle kodulehe tegemisega ja need tehnilised asjad tehtud, siis nende tekstide kirjutamine tuleb nii vaevarikkalt ja mõnikord jäävad sellepärast kodulehed lõpetamata ja jäävad, ma ei tea, aastaks ajaks kuhugi riiulile seisma, sest et ei ole nagu seda inspiratsiooni neid tekste kirjutada, siis nüüd on väga hea võimalus kasutada sellist abilist, võtta endale kolleegiks, maksta talle kord kuus 20 €, nagu mina maksan, mis on see siis pluss paketi hind, on ju. See tasub ennast igal juhul ära. Kindlasti tee seda, võtta seda, investeeri, kui sul on vaja neid tekste toota. Ja siis koos saate hakatagi kirjutama. Nii et, aga ma siis soovingi teile täna mõnusat jaanilaupäeva, et oleks selline täpselt nagu te tahate. Võib-olla see ongi, ma ei tea, kodus üksinda, lihtsalt teki all olles või kuskil päris möllu sees jaanitule keskel. Aga naudi seda nädalavahetust ja kohtume siis uuel reedel uuesti. Aitäh, et sa vaatasid!